Mis on curiosity tendency? See on inimpsühholoogiline kalduvus olla uudishimulik. Uudishimu on see, mis on meid inimkonnana edasi viinud. Uudishimu on see, mis on toonud meile innovatsiooni, uued tehnoloogiad, sisuliselt uue ühiskonna. Uudishimu on see, mida kasutavad ka turundajad oma turundusprotsessis ja müügiinimesed oma müügiprotsessis. Lihtne näide selle kohta, kuidas turundajad kasutavad uudishimu, on see, kui mõne reklaami algusesse on pandud küsimus. On pandud küsimus, mis avab inimesel sellise luugi ja millele ta tahab vastust saada. Toome näite. Meil on inimene Peeter, kes läks õppima IT-valdkonda ja kui ta küsiti, miks sa seda IT-valdkonda õppima läksid, ütles ta lihtsalt. Mind huvitab see, kuidas töötab arvuti. Mind huvitab see, kuidas tekivad programmid. Ehk siis Peeter oli inimpsühholoogilise kalduvuse all, mida nimetatakse curiosity tendency, ning see oli mootor, mis teda edasi viis ja pani siis valima selle konkreetse õppeala. Kas sina oma turundusprotsessis pead silmas, et inimestel on psühholoogiline kalduvus olla uudishimulik? Kas sinu kampaaniates on üles ehitatud need konksud või hukid, need, mis inimeste tähelepanu köidavad? Kas sinu küsimused turunduskampaaniates on ilusti ja efektiivselt üles seatud? Kas sa pead silmas seda, et inimestel on inimpsühholoogiline kalduvus olla uudishimulik? Kui sa seda veel ei tee, siis kutsun sind online konsultatsioonile, kus me saame koos üle vaadata selle, kuidas sina saaksid kasutada oma turundusprotsessis inimpsühholoogilisi kalduvusi, sellepärast et curiosity tendency on üks 25 inimpsühholoogilisest kalduvusest, mis on teadjate inimeste poolt välja toodud. Nii et kui sind huvitab minu konsultatsioon, minu online konsultatsioon, siis kirjuta mulle personaalne sõnum ja saame siis juba seal chati aknas edasi rääkida. Aga praegu kena päeva ja nähme homme. Tšau!